29. aprillil toimus Tartu Südamekodus ESTA lõunapiirkonna üldkoosolek ning eetikaseminar, mis on suunatud ESTA lõunapiirkonna liikmetele. Pidevalt ringi liikuv eetikaseminar toimus tänavu esimest korda lõunapiirkonnas. Need seminarid, mida me ESTA eetikanõukoguga koostöös korraldame, need on sellised liikuvad, et igas piirkonnas need toimuvad, on võimalik enda piirkonnale tellida ja meie lõunapiirkonnas siis tegime esimest korda praegu seda, jah. Eetikaseminar toimus küll lõunapiirkonnas, kuid kohale oli kutsutud liikmeid ka teistest piirkondadest. Kohale tuli ka inimesi, kes algselt liikmed ei olnud, kuid päeva lõpuks oli ka neist saanud ESTA liikmed. See on mõeldud meil ESTA lõunapiirkonna liikmetele, aga me kutsusime ka liikmeid teistest piirkondadest ja meil on täna ka neid, kes ei olnud veel ESTA liikmed, said selle info kätte ja tulid siia ja astusid liikmeks. ESTA ehk Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon korraldab aastaringselt väga paljusid erinevaid koolitusi, seminare ja üritusi. Simone jaoks peitub suurim väärtus selles, et üritused toovad sotsiaaltöö valdkonna inimesed kokku. No miks me ESTAs neid seminare korraldame üldse, on ta siis eetikaseminar või teemapäev, on see, et me saaksime oma piirkonna ja oma valdkonna inimesed kokku tuua, et saaksime jagada neid praktikaid, häid kogemusi, mingeid väljakutseid, nii et ma arvan, et see võlu on inimeste kokkutoomises. Eetikaseminaril saab üheskoos lahata erinevaid olukordi, milles sotsiaaltöö valdkonna inimene ennast leida võib. Simone toob välja olukorra, kus klient ei ole valmis abi vastu võtma ja mida sotsiaaltöötaja sellises olukorras teha saab. No viimane lugu, mida me arutasime, oligi seotud sellega, et mis piirini saab siis sotsiaaltöötaja inimest aidata, et kust jookseb siis see eetikapiir, kui me näeme, et inimene tegelikult võiks abi vajada, aga kui inimene abi ei ole valmis vastu võtma, siis mida meie sotsiaaltöötajana teha saame? ESTA eetikanõukoja liikme Katrini sõnul keskenduvad eetikaseminarid muidugi eetikale, kuid täpsemad teemad, millest räägitakse, tulenevad tihti murekohtadest, mis erinevates piirkondades on ja isegi erinevates ruumides. Piirkonna kokkusaamistel teemad tõenäoliselt erinevad ja need eetikaseminarid, mida me läbi viime, need on üldiselt eetikast, aga eetika sees on üsna erinevaid teemasid, mis võib aruteluks tulla. Kunagi ei tea täpselt, et mis on see hetkel selles piirkonnas või selles ruumis olevatel inimestel eetika mõttes hetkel oluline või mis on päevakajaline või mille osas on rühmas olevad inimesed tundlikud ja nii tulevad ka need eetikateemad meile arutelule. ESTA eetikanõukoja liikmed tutvustasid ka eetikakoodeksit, mis on loodud just sotsiaaltöötajatele abivahendiks ja justkui dokumendiks, millele toetuda. Meie üks eesmärk täna on näidata seda, et kui meil on koostatud eetikakoodeks ja on koostatud ka eetikakäsiraamat, et siis need ei ole lihtsalt sellised kuivad dokumendid, et kuskil paneme lauasahtlisse ja las nad seal ilusti olla, vaid et need on tõesti nagu töödokument, nendest saab abi, nendest saab juhiseid, et kuidas siis selles keerulises olukorras tegelikult käituda või kuidas olla. Ja eetikakoodeks iseenesest on Eestis ikka varem ka olemas olnud, et see selles mõttes ei ole uus, aga nüüd 2022 sai uuendatud. Minu arust on hea lihtne brošüür ja hea lihtne nagu aru saada sellest. See eetikakoodeks aitab läbi reaalsete tegevuste saada aru, et kuidas ma toimetan nii, et see on eetiline ja hea töö, mida ma teen, et aksepteerida inimese enesemääramise õigust, hoolimata sellest, kui raske on olnud tema elutee või mis sealt veel võib tulla, kuidas saab olla inimene kaasas, kui ta on ühiskonnas võib-olla vähem aktsepteeritud grupp näiteks, kuidas turvatunnet tagada inimestele, kes ise ei suuda võib-olla enda õigustes seista või on abitus olukorras, kuidas väärikalt kohelda mõnda inimest, kes tundub ühiskonna poolt olla ka natuke tõrjutud, aga sotsiaaltöötajatena me oleme selle jaoks, et aidata olla ka kõige haavatavatel inimestel väärikas ja kaasas ühiskonnas. Ja nendel teemadel me arutame. Katrin loodab, et seminarid innustavad inimesi ka enda asutustes julgemalt eetikaprobleemidest rääkima ja et juurduks arutluskultuur. Ja meie nende samade seminaridega praegu üritame ka nagu anda kätte natuke sellist arutelukultuuri, et me väga usume, et need inimesed, kes siin on, et saavad kaasa selle teadmise ja julguse ja ehk initseerivad oma asutuses sellise väikese arutelu. Eetikakoodeksit saab lugeda digitaalvormis ka ESTA kodulehel, aga samalt lehelt leiab ka ESTA e-posti aadressi, kust kaudu Anu julgustab inimesi ühendust võtma oma eetikamuredega, et koos nende üle arutelu pidada. ESTA kodulehel on olemas see koht, kus on ka meiliaadress, et kui on mõni selline
nagu ma ei saa öelda, et me anname nõu, et tee nii või tee teistmoodi, vaid neid arutelusid me saame ellu kutsuda või inimest nagu nõustada, et kuhu edasi või kellega siis seda probleemi arutada. Et me kindlasti ei ole nagu see koht, kes hakkab nagu mingit kohut mõistma kellegi tegevuse üle, aga seda me võime ju julgustada küll, et meie poole võib pöörduda. Julgelt võib sinna kirjutada, et kui mul on töös raskused, see ei tähenda, et ma olen halb töötaja. Ja võt see on see, mida nagu tahaks öelda, et libe tee, nii-öelda väga libedalt lihtsalt minemine, see ei ole loomulik. Et väga loomulik on see, et kui me oleme koos hästi erinevate inimestega, kellel on elus raskused, siis tekivad ka mul aitajana aeg-ajalt küsimused. Ja see on hästi, pigem on see julgus. Et julge küsida, julge arutada, et seda hästi kutsun ülesse. Ja meil on ESTA kodulehel on olemas eetika selline väikene salk või säkk või ja seal on ka just eetikanõukoja meie meiliaadress, kuhu võib siis kirjutada ja me saame initsieerida selliseid arutelusid.